okei, ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Otsustasin teha sellise video nagu Too Faced Better Than Sex ripsmakas versus L'Oreal Paris Paradise Ecstatic ripsmeduš. Ameerikas on see L'Oreali ripsmeduši nimi ainult Paradise. Ma ei tea, mille pärast Euroopas on Ecstatic pandud juurde, aga seda võrreldakse selle Too Faced ripsmedušiga, pärit võrdlevad seda ripsmeduši selle ripsmedušiga. Ja mul on mõlemad olemas. Ja nagu näha, pakendid minu meelest suhteliselt sarnased. Mulle isiklikult see ripsmeduš ei meeldi, see Too Faced'i oma, sellepärast, et see on pudiseb mul 3 tunni pärast peale seda, kui ma olen selle endale peale kandnud. Aga ma teen nüüd testi. Ehk pakend oli selle selline, Too Faced'i oma näeb selline välja. L'Oreali ripsmeduš on palju väiksem, aga siin pakendi peal on kirjas, et Intense Volume, Spectacular Long Lashes, Pleasure to Apply. No vaatame järgi, sest kas on Pleasure to Apply. Välimuselt on see L'Oreali oma selline tume roosa või kuldne või rose gold või whatever. Ja koos nad näevad sellised välja. L'Oreali oma palju väiksem kui Too Faced'i oma. Ja Too Faced'i ripsmeduši hari on selline ja L'Oreali oma ma polegi kasutanud veel, aga olen vaadanud, milline hari sellel on. Ja L'Oreali oma näeb selline välja. Ja koos näevad nad sellised välja. Ja mis ma siin muud oskan öelda, kui proovime järgi. Mul on siin peegel, ma olen oma ripsmed juba ära koolutanud ja seda ma tean kindlasti, et Too Faced ei hoia koolutust üleval, aga proovime. Ja nüüd proovin ma L'Oreali oma. L'Oreali oma on täitsa uus. Aga nagu ma tunnen, siis see L'Oreali ripsmeduš on palju mugavam. Ja võrdluseks on nad sellised mõlemad. Üks kiht. See on L'Oreali oma ja see on Too Faced'i oma. Isegi ei oska öelda, et kumb on praegu nagu välimuselt parem. Paneme teise kihi L'Oreali. Kuna Too Faced hakkab juba vanaks jääma, ja mis ma nüüd peeglisse vaadates vaatan, siis mul on endal juba loomulikult pikad ripsmed, aga kui ma 2 kihina niimoodi vaatan, siis ma ütleks niimoodi, et ma paneksin 1 kihi veel Too Faced'i, et oleks võrdses selle L'Oreali omaga. Ehk mida see tähendab? See tähendab seda, et praegu
kui mina vaatan peeglisse, siis L'Oreali oma on win. Ja kindel win ongi. Aga ma panen endale sellepärast, et nad oleks natukenegi võrdsed. Ja nüüd nad on enam-vähem sarnased. Ja nüüd on see, et kell on umbes 2 paiku ja ma teen nüüd täna terve päev testi, kaua see L'Oreali oma peal püsib, et kas on palju parem kui Too Faced'i oma, sellepärast ma tean täpselt, kuidas Too Faced töötab. Ma tahan teada, kas see on tõeliselt parem. Vähemalt praeguse olukorra järgi ütlen mina, et L'Oreali pool on täielik win. Nii et ei ole muud, kui ma tulen tagasi natukene mingi 2-3 tunni pärast update'in teid jälle ja õhtuks räägin ma, kumb oli siis parem. Nüüd väike update nendest ripsmakatest. Ehk siis see on nüüd Too Faced'i pool, praegu ei ole midagi hullu. Ja see on L'Oreali pool. Ei ole ka nagu midagi hullu. Nii, nüüd siis väike update ripsmedušist. Ehk esimene oli kella 4 aeg, kui ma update isin. Ja kell on nüüd 6:30. Igastahes see on siis L'Oreali pool ja see on Too Faced'i pool. Mis mul kõige rohkem on nagu, ma meelega võtsin prillid ära, et paremini näha oleks. Et Too Faced'i pool, see siin on see, et ma tunnen, kui ma vaatan otse, siis kohe kindlasti on aru saada, et siin on ripsmed palju ülevamal pool, ehk nagu koolutus hoiab kinni. Ilusti, et koolutus on ja ripsmed on ilusad kaardes. Aga näiteks Too Faced'i omal mina vähemalt, kui ma peeglisse vaatan, siis ma saan aru väga hästi, et see hakkab vaikselt tasakesti vajuma, et koolutus hakkab vajuma ära. Ja mis ma veel märkasin on see, et näiteks Too Faced'i pool on hästi raske. Et ma tunnen, et siin on ripsmeduši, see Too Faced'i oma. Aga siin ma näiteks ei tunne, et mul on ripsmeduši peal. Tavaliselt ei peagi ripsmeduši tundma, sa näed ainult seda. Aga näiteks siin ma tunnen, sest on hästi raske kuidagi. Ja siin ei ole. Ja mida veel, siin silma alla nagu polegi nüüd imekombel varisenud, tavaliselt variseb megalt. Aga kui ma nii teen, see on nüüd see Too Faced'i pool, siis näe, mu sõrme peal, ma ei tea, kas seda on üldse näha, on näha mustasid täpikesi, aga kui ma näiteks L'Oreali omal teen, siis ei ole midagi näha. Nii et tegelikult see variseb hästi palju. Ma imestan, et ta pole nüüd varisenud nii palju. Praegu näeb selline välja. Ja siit poolt, ehk see on see L'Oreali pool. Ja näe, isegi L'Oreali oma pudiseb siin on natukene isegi näha. Aga see ei ole nüüd nii hull. Aga kui ma otse vaatan, siis ikkagi on koolutus veel rohkem minu meelest alla läinud. Ja noh, ma ikkagi tunnen, et see siin on ripsmeduši, ehk see on mingi, see on palju raskem. L'Oreali oma on selles mõttes parem, et ta hoiab koolutust üleval ja tundub kergem. Ja mis ma olen tähele pannud on see ka näiteks, kui ma, et ajab sügenema vahest see ripsmakad, kus on see Too Faced'i oma, et ei tea, et loodetavasti pole allergia, aga võib-olla niisama lihtsalt, aga kuidagi teistmoodi, aga praegu on nad enam-vähem samasugused. Pole nagu eriti maha tulnud ikkagi. Aga selline näeb välja. L'Oreal. Too Faced. Nüüd on viimane update. Kuna ma vaatasin ühte kurba klippi, siis
Too Faced'i poolest on näha seda, et siin on laiali läinud ripsmeduss. Aga L'Oreali poolt siit on küll tükki läinud. Aga näe, laiali pole läinud, nii et kannatab nuutmist see ripsmeduss. Aga jah, selline on praegu. Ja koolutus on täielikult, on püsinud, aga mitte nii hästi. No nii. Ja nüüd siis kokkuvõte sellele ripsmedussile ehk siis Paradise, L'Oreal Paradise Ecstatic. Nagu te nendest klippidest juba nägite, mis ma sellest arvan, et põhimõtteliselt on see L'Oreali ripsmeduss täielikult koopia sellele Too Faced ripsmedussile, täielikult koopia. Ja mis on kõige parem selle L'Oreali ripsmedussi puhul on see, et ta on 10 euri odavam ja seda leiab kindlasti igalt poolt suurematest poodidest, kust müüakse L'Oreali. Et mis ma siis selle ripsmedussi kohta oskan öelda? See on täitsa hea ripsmeduss. Minu ripsmeduss peab olema selline, et kui ma selle esimese korraga peale kannan, siis peab tulema see wow-efekt. Aga selle ripsmedussiga ei tulnud seda wow-efekti. Ja kõige parem ripsmeduss on ikkagi minu meelest see Essence'i Princess Falls Lash ripsmekas. Aga see on hea ripsmeduss. Et kui sul tõesti on vaja midagi head ripsmedussi, siis see L'Oreali oma on täielikult hea, sellepärast et ma proovisin seda järgmisel päeval ka uuesti ja peaksin ütlema, et see kestis, ma käisin sellega saunas juba sellepärast, et ma tahtsin testida, kui hästi see laiali läheb või kas läheb ja ei läinud laiali. Et selle koha pealt on see hea ripsmeduss, sellepärast et minu meelest see ei läinud laiali. Ja nagu te seal klipis nägite, kus mul oli pisarad silmas, et isegi siis, kui sa nutad, siis see ripsmeduss ei lähe laiali. Näiteks Too Faced'il oli mul siin silma all ripsmedussi. Ja ma imestan, et siis sellel ajal, nendel klippidel ei varisenud see Too Faced nii palju, kui ta tavaliselt variseb. See Too Faced variseb ikka megat. Aga see ripsmeduss seda ei teinud. Ta ei varise silmade alla ja ta on täielikult koopia Too Faced ripsmedussile. Et põhimõtteliselt, kas ma soovitan seda? Jah, ma soovitan. Miks ma seda soovitan? Sellepärast, et ta on 10 korda odavam ja 10 euri odavam ja ta ei varise nii palju ja minu meelest täiesti hea L'Oreali ripsmeduss jälle. Et põhimõtteliselt ma testin seda loomulikult veel, aga praeguse esmamulje puhul põhimõtteliselt siis peaksin ütlema, et täielikult hea ripsmeduss, parem kui Too Faced ja Better Than Sex. Aga mitte nii hea kui minu Essence Princess Falls Lash ripsmekas, aga ta on hea. Kas ma ostan seda? Kindlasti ma tulen seda kunagi ostma. Kindlasti ma ostan selle kunagi veel, ma arvan. Et selle koha pealt, vähemalt praeguse andmete järgi, ma ütleks küll, et täiesti hea ripsmeduss. Soovitan proovida vähemalt kindlasti, kui muud moodi ei saa. Et kindlasti soovitan proovida seda. Mulle see sobis praegu. Mõndadele võib-olla ei sobi nii palju. Aga kas just need YouTuberid, kes Ameerikas kiidavad seda, et kas see on just worth the hype? Minu meelest mitte, aga samas on ta hea ripsmeduss. Kust ma seda ripsmedussi leian, nagu ma ütlesin, igast suuremast marketist kindlasti leiab seda, kus L'Oreali müüakse. Mina ise ostsin selle Go City marketist, aga ma kindlasti oletan, et Eestis müüakse suurimates Rimides ja Prismades ja igasugustes ilumaailmades ja kaubamajades ja kus iganes L'Oreali võid müüda. Selline oli see video, loodetavasti sellest videost oli natukenegi kasu
ja kui teile meeldisid sellised, kui teile meeldivad siuksed videod, siis like seda loomulikult, et ma teaksin, et ma võin teha järgmine kord jälle mingeid siukseid videosid ja ei ole muud kui näeme mu järgmises videos. Tšau!